What, 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 I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped up on some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, Damn, that's a cold ass honky. rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. Hooaja viimane etapp, hooaja viimane Eval Challenge ja seekord siis Saaremaa ralli auks, mis toimub täna siin ühe saare peal, siis on ka siin ralli ja peaks olema B-rühm, aga ma isegi ei tea täpselt, mis on, et küsime Kristo käest. Kristo, mis rada, mis masin? Hispaania rada ja Lancia. Lancia, äge. Milline Lancia? S4, see kõige viimasem, kõige uuem gruppi B masin, mille tõttu siis ära keelati ka lõpuks asjad. Nii et selline... Final boss. Et B-rühma Final Boss on siis täna sõiduks ja kiire küsimus Evali asjade kohta, et kestvussõitude sarja oled kaasa tegemas? Ei. Selge, igal juhul kestvussõitude sarja on peale tulemas. Mingid sim-racingu plaane see aasta veel on, mängutöö? No mängutööl seda suurt üritust enam ei tule kahjuks, aga tuleb hoopis Tipilen nädal pärast. Ja seal on meie riigid väljas, on ka Dirt Rally turniir täitsa auhinna peale ja võib-olla tuleb mingi Grand Turismo turniir ka, kus ma siis katsun sõita. Aga lihtsalt sõida meistrikaid lõpuni, selle iRacing pole mu parim sõber, aga õpetan teisi ja katsume need simulaatorid võimalikult palju üritustele vedada ja meil nüüd ka on enamik pühapäevad on nagu kõik simulaatorid täis juba inimesi, kes samal ajal sõidavad meistrikaid. See on armas, sellest ma olen unistanud, nii et teeme vaikselt seda edasi, nii et see on tore. No, super head tööd teete ja siin vaadates seda challenge'it ka, et siin on tegelikult väga sobivalt meil praegu 2 konkurenti ka, ehk siis kui mu matemaatika mind ei peta, mida ta väga tihti teeb, siis Rainer ja Karl on mõlemad siis konkureerimas 3. koha nimel siis Eval Challenge'i üldarvestuses. Ja siin Silver on roolis ja Silver jättis lange vahele, kuna tunnustas, aga muidu Silver ja Romi konkureerivad võidu nimel. Karl, kuidas te Raineriga teete, et lähete kõrvuti koos samal ajal? Rainer ühe korra juba käis, aga ma võin temaga koos kõrvuti minna küll, teistel lõbus. Proovin mitte põõsasse minna. Rainer, sa oled ju vana rallimees. Jaa. Peaks päris head võimalused olema Karlilt see 3. ära võtta. Jaa, aga Portugal on raske, ma ütleks. Hispaania. Nii et raske Hispaania. Karl, sul on väga loovad strateegiad, on mingid strateegiatena? Handicapi küsin Raineri käest. Selge, nii et väiksed handicapi küsimused ja vaatame, kuidas see välja mängib ja loomulikult meil täna siin enda väike rally action tuleb ka varsti. It was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in by me and grudgy fucking me. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa stop. I'ma take your grandpa stop. No, for real. Ask your grandpa. Can I have his hand-me-down? Your little jumpsuit and some house slippers. Nii, siis enne kui meil hakkavad hiidid, mis võimalik selgitavad juba mõnedki tiitliheitlused, enne kui meil hakkavad finaalid, siis vaikus enne tormi omamoodi selle kõige peategelased ja siin väga suurt rolli mängivad on meie tänased kohtunikud. Oliver on ka praegu, Oliver, hüppa ka siia. Oliver tuleb ka ja siis on meil siin Oliver, Andreas ja Kertu koos ja ütleme niimoodi, et kuidas teil kogemused on, et kas olete mõnel tiitliheitlusel ka kunagi kohtunikud olnud? Jaa, olen olnud. Ei ole varem olnud. Olen olnud Rotax Nordicul see aasta, päris kaua võidusõit. Ehk siis mingit tiitliheitlusi kogemust on ja kas on nagu kuidagi kõrgendatud vastutuse tunne ka või pigem niimoodi, et saadad ikka oma asja ja siis nagu niimoodi keika nagu iga teine?
no pigem ikka on vastutuse tunne on suur, et ikkagi teiste ohutuse eest oled seal raja peale. Vastutunne on suur, alati sõltub võistlusest. Muidugi siin hiljuti Rotax Nordicul oli ühes klass 50 sõitjat, mis oli üpris ohtlikuks viskas. No praegu ohtlikkusest rääkides, et kvalifikatsioon oli üllatavalt meeleolukas, et kuidas tunne on, et sõidu ajal peaks nüüd rada kuivam olema, et millist tööpäeva ootate? No ma arvan, et tuleb väga rahulik, et kuna rada ongi kuiv, siis ma arvan, et on väga okei. Ma arvan sama, sõit oligi see ainuke õudne, siis kuna terve rada oli läbimärg. Rada läheb kuivamaks, inimesed saavad hakkama vaikselt. Inimesed saavad hakkama ja kas küsimus, mida ma alati kohtunikelt küsin, kas empaatia on kohtuniku sõber või vaenlane? Sõber. Pigem vaenlane. Ma ütleks ka sõber. Nii et erinevad ja ägedad perspektiivid meie kohtunike satsid kindlasti. Hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell no. I can take some pro weights, make them cool, sell those. Sneak ahead to be like, He got the Velcro. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. what you know about rocking the wolf on your noggin? What you knowin' about wearing a burnt box skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Like your granddad, for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy, I'll take those points. Ja siin katsume võtta kähku värsked Hiit 1 muljed. Hiit ehituses üliolulised arengud. Ken Trupa võttis Romi Tammanilt punkte ära, Kevin Kaurta hoiab endast mängus sees ja kõik tiitliheitluse piloodid on saanud edasi ka finaali. Nüüd vaatame, kas seda teeb ka Sander Melikov Hiit 2, aga katsume siin mõne piloodiga mõned sõnad ka võtta kähku selles kaootilises saginas, nagu see on. Lauri, seekord B-finaal, aga TK Racingul ikkagi võimalus olulised punktid tuua. Mulle tundub, et meil on peaaegu, et isegi kindlustatud see võit praegu hetkel tiimide arvestuses, aga ma oleks tahtnud ikkagi siin A-finaalis edasi sõita, aga kahjuks kaardiloos ei õnnistanud ja samuti ka sõit ei olnud kõige õnne rohkem mul, et sattusin kokku paari vana sõbraga ja läks niisugune kählemiseks, aga et enda arust tegi puhtalt, aga ta tegi natuke mustemalt, aga elab üle, elu on selline. Ei no rajal peab ikka vanade sõpradega kokku saama ja siin võtame veel kiiresti mõned piloodid, lähmegi siit vist üle tee, sest siin hakkab kohe pingeline Hiit 2 pihta ja kui meil siin 2 tiitlipretendenti ka üle tee tulevad, siis saamegi mõned kiired sõnad ka võtta juba siis õige pea ja Kevin ongi meil siit tulemas. Jõu, Kevin, oled endiselt tiitliheitluses sees, nüüd küll muidugi natukene keerulisem olukord, aga vist on eesmärk vist esikolmikut kindlustada? Jaa, kindlasti. No praeguse seisuga A-finaal on tagatud. Kuidas lähed A-finaali, et kas niimoodi natuke konservatiivsemalt, ettevaatlikumalt? Ken, ära mine kuhugi. Natuke konservatiivsemalt või siis lähed full send? No võitma lähen. Võitma, väga õige. Ken, võitmisest rääkides, võtsid Romilt punkte ära nüüd siin hiitides, ehk siis oma põhitiitli konkurendilt. Nüüd on vist A-finaaliks game on? No jah, aga ma arvan, et meil oli mingi 70 punkte vahet, et natukene palju jääb, et jah. Aga siis plaan on lihtsalt minna kindlustama siis ütleme hõbedat? Ja loodame, et keegi teeb lihtsalt hea sõidu ja siis tõusen esimeseks üldkokkuvõttes. No vot, ehk siis Kenil plaanid paigas ja aitäh Kenile. Ning siin tõesti, kui see Hiit 1 action on lõppenud, võtame veel siit kiiresti, kuna nagu valatult on siin 2 ka heavy klassi konkurenti kohe olemas. Silveri ja Keiri vahe, 2. ja 3. koha piloodi vahe heavy arvestuses on vist 1 punkt, kui ma ei eksi. Näen, vastab tõele. Tõepoolest. Ehk siis mina kui korraldaja peaksin seda teadma, aga ma sain kinnituse. Kutid, Taavit on vist veits raske püüda? Taavit on matemaatiliselt võimatu püüda, liiga vähe osalejaid.
jah, meil peaks olema 5 tükki hevidest siin kohal, et matemaatiliselt on tõesti võimatu, et see asi on otsustatud, aga meievaheline duell alles tuleb. Nii et teil on silmi täna ainult üksteise jaoks? Võib nii öelda, jah. Olete praegu sõbrad, olete päeva lõpus ka sõbrad? Ma arvan küll, sõbrad ikka. Ma usun ka, et lõppkokkuvõttes me tulime siia, et nautida sõitmist ja ikkagi, et kõigil tore oleks. Kuidas kvalifikatsioonid läksid praegu? Kesiselt. Päris karmid karistused, need üks äkki ajale peale, et see muudab ikka päris palju. Jaa, ma olen ka nõus, et karmid karistused, et karistus mind nii palju, et ma oleks pidanud B-hiiti saama, aga kaaskonkurendi tõttu sattusin C-hiiti. No nii, et siis igal juhul kõik on veel mängida, aga oota, mis hiidist te nüüd olete kumbki? Sees mõlemad. Jah, sees. Okei, saab actionit ja Janar kasvas suureks siin reaalajas just nagu me nägime ning lähmegi kohe hiit 2 actioniga pihta ja siis juba need härrad panevad ennast ka valmis. I'm not stuck on searching in the section. Your Grammy, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannels, zebra jammies, secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some nigga bitch. I call that getting swindled in Paris. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And having the same one as 6 other people in this club is a hella dope. Beat gang, come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. Ja võtame kähku väga pingelise hiit 2 satsi, et kindlasti väga lähedal sellele unistusele jõuda A-finaali ja segada veel kaarte, aga Sander, kangelaslikult tehtud Lukasega väga hea tiimitöö ja see üks saatuslik sööst, oli see selline make it or break it moment, et oli tunne, et ma pean proovima? Loll saab kirikus ka peksa, on selle asja nimi, et ma ei tea, mis... Lukas oli nii palju kiirem ja ta andis nii palju sirge peal mulle juurde hoogu ja nagu ma teadsin, et ta läheb mingi hetk must mööda ja ma lootsin, et kui ma hüppan vahele, mingi ohtlikku olukorda ei tekitanud, aga hüppan vahele, et äkki jään nagu ette, aga ei suutnud ära pidurdada ja sirge peal kart ei käinud ka päris nii, nagu oleks võib-olla pidanud. Aga mis teha? Sander, me oleme sulle igal juhul väga tänulikud, et sa siin ainukesena see hooaeg noorte poiste vastu suutsid hooaja lõpuni vastu pidada ja kindlasti on võimalus ka B-finaalis hooajal ilus punkt panna. Ja eesmärgid ei täitunud, et ütlen ausalt, algus uskusin, et ikkagi suudan top 3 ära sõita lõppkokkuvõttes, aga vaata, noored on kiiremad ja paremad, see ei ole midagi teha. No igal juhul me täname sind selle hooaja eest edu B-finaaliks. Ja siit katsume kibekiiresti võtta ka Lukas Targal, kui me siit peame kartidest kähku mööda jooksma, kuna siin piloodid juba valmistuvad hiit 3-ks, kus on heavy klassi siis teise koha heitlus ja siit võtame kohe ette siin terve satsi ebaviisakalt vestlusesse vahele, nagu meil alati kombeks on. Lukas, üritasid Sandrit aidata vist? Jaa, ma üritasin tiimworki teha, et vaadata, kas me jõuame järgi. Ja siis hullu vahe tõmbasime lõpuks järgi ja siis nagu kõik läksime ühte kurvi kokku. Ma vaatasin, et ma siis leidsin enda hea sobiga kohe, et mul on kiirem kart, äkki ma saan ise ees edu teha, Sander saab järgi võtta. Aga siis teised jäid maha ja siis ma üritasin nagu veel Larsenit pumpida, et edasi minna liidrite juurde. Et napilt ei võidus puudu tegelikult. Nii et Jess Pesulate tiimitöö peaaegu suurepäraselt ja Larsen, mõnus kaartide segamine? Oli. Oleks võinud paremini, kui laiaks see oleks litsutud, aga samas hea võidusõit ja fun'i sai. Fun'i sai ja tore, et oled meile siin fun'i pakkumas ja nüüd kohe siis varsti demosõit ka? Loodetavasti. Saab äge olema. Ja siin võtame veel kiiresti, siin meil U14 heitlejad ka täiesti siin võrrandis olemas. Richard, Miia, teil on mõlemal oma U14 battle tegelikult korralikult peal. Saan aru, mõlemad vist peaksid olema B-finaalis peal. Vist mitte, sest et siin on mingi penaltit asi. Okei, penaltit teema. Mind lükati esimeses kurvis pikale, siis mindi mööda.
Selge, nii et siin on veel lahendamata võistlusolukorrad. Miia, kas üldse mõtled punktitabeli peale või praegu on lihtsalt eesmärk finaalsõitudest maksimum võtta? Punktid ikka. Punktid, nii et nii endale kui Tiim Trupale? Jah. Soovime teile mõlemal väga palju edu ja loodame, et võistlusolukorrad lahenevad ka teie kasuks. Looking for a come up, this is fucking awesome. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up, this is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she know about wearing a bird box? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Like your granddad, or the lid in that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. Tegime just Keiri ja Silveriga enne hiite väikse vestluse. 1 punkt on neil vahet, nüüd võttis Keiri selle 1 punkti täpselt tagasi ja vaatame, mis on emotsioonid siin heavy klassi hõbeda heitluses. Kui siit vaatame, kus nad meil on pildis, siin tundub on mingid võistlusolukorrad ka arutamisele, ehk siis Andreas teeb nagu suurepärast tööd, nagu võis ka arvata, FK rajalt siis tuntud nägu ja praegu hetkel kuulab siis Keiri ja Silveri proteste, ehk siis mingid protestid siin fikseeritakse ära ja see on ülioluline, sest see võib määrata, kes tuleb heavy klassis hõbeda kohale ja nii kaua, kui Keir ja Silver siin praegu veel olukordasid fikseerivad ja nüüd vist liiguvad ära, katsume hästi kiired sõnad. Silver, mis võistlusolukord on? Võistlusolukord on see, et teine võistleja kippus mind lükkama. Mul kart oli selline, et ta väga keerata ei tahtnud, sest ta tuli ülejuhitavusega provotseerida kurvi ja varem pidurdada. Ja mitu kurvi järjest toimub mingi lükkamine lihtsalt ja sellega kaotsin Keirile nii palju aega, et ei olnud võimalik enam sõita. Ma nägin terve sõit, et ma olen kiire, ma saan minna, aga iga kord jõudis mulle tagumine järgi, hakkas lükkama mind. Nüüd võrdsetele punktidele finaaliks? No jah, vaatame. Ma sellest nii-öelda sisesest punktisüsteemist, mille põhjal see põhipunktid lõpuks tulevad, päris täpselt aru ei saa. See vist ei olnud kuskil lahti kirjutatud. Et me ei oska isegi arvestada, mis seal toimuma peab finaalis, et kes see ette jääks. Mul jõudis kohal, et ma ka veel päriselt ei oska vist. Aga igal juhul soovin palju edu. Ja siin, kui sõitjad on juba liikunud ära. No näed, Karl ikka mõnusalt. Karl, oli plaanis niimoodi viimasel ringil B-finaali tulla? Ikka, eelmine aasta lõpetasin siin sama Saravetelt C-võiduga, kuidagi peab edasi liikuma. Edasi liikusid ja kas nüüd see olukord, muidu me ei näinud, kuidas see lahenes, aga kui see juhtus, kas siis mõtlesid, et nüüd mis iganes juhtub, nüüd panen Eugenile kas või külje pealt sisse, kui vaja, aga seda võimalust ei jätta kasutamata? Külje pealt ei oleks sisse pannud, aga ma nägin ringilt, et ma olen tast kiirem kogu aeg ja ilmselt ta nägi ka, et ma olen tast kiirem, siis ta tegi siin päris suure sõiduvea, mis andis mulle kohe võimaluse talle külje peale saada. Me põhimõtteliselt mahtusime viisakalt siia taha kurvi ära, aga sealt edasi, ma olin tast kiirem täna. No Karlil on igasuguseid loovaid strateegiaid see aasta olnud välja pakutud ka, aga seekord siis selline intimidation taktika töötas. Kui meil läheb siin peale kindlasti mitte vähem põnevam Heat 4 ja siis juba liigume edasi finaalidesse. Ja täna teeb Corner 1 natukene Top Geari ka, et meil on siin juba hariti, et X-Bang ja unustasin juba tähis ära, aga G9 ehk siis selline G9 kohtumine ja X-Bang Hiinas toodetud luksusauto ja viskame korraks kiire pilgu sisse. Ehk igal juhul äge pill ja siis Maserati Tallinna poolt on see saadud ja siis siin ka lahkelt kohale toodud ning cruise range selline circa 580 kilomeetrit, clearance läheb ilusti lowrideriks 5 senti alla, 5 senti üles, saab igal pool Saaremaa teedel ka sõita, kus täna toimub Saaremaa ralli. Väga tuus, peab ütlema kogu see layout siin ja mis mul on öeldud, on see, et AI baasil loodud auto. Ehk sisuliselt see tähendab seda, et kõik lahendused on siin nutikad, kõike saab siin teha häälekäskluste põhjal ja praktiliselt ise sõitev, ehk siis lihtsalt tuleb mootor käima panna ja siis minema sellega seiklema. Ruumi on tal siin päris mõnusalt palju
ja oligi pull asi see, et tegelikult algne plaan oli, et tahtsime siia seda Astoni turvaautot. Ja siis öeldi, et seda praegu pole, aga on üks teine huvitav asi. Ja ma ütlen ausalt, see on väga põnev asi, et kauged on need ajad, kus Hiina auto tundus selline, et mis asi see on, et praeguse seisuga siin on midagi tõsiselt ägedalt platsis ja ma arvan, et kui on huvi selle kohta, siis Maserati Tallinn on koht, kus seda saab ja me täna päeva jooksul kindlasti uudistame seda veel. Koju sõita ei saa kahjuks, auhinnaks pole seda pand, aga tänast päeva ta igal juhul siin ilustamas on. ...2025 aasta lõppenud. Cornerit on üks, aga siin poodiumi saajaid on üldarvestuses palju. Ja teeme kõikide nende pilootidega ka mõned kiired sõnad, et kuidas nad oma aasta pärast seda väsitavat võistluspäeva kokku võtavad. Ja vaatame siin täiesti, tegelikult teeme täitsa lambises järjekorras. Alustame siis U14 arvestuse üldvõitjast ja üldarvestuse hõbemedalistist Ken Trupast. Ken, ma juba mainisin siin etapi jooksul korduvalt, et minu jaoks sinu aastat ei sümboliseerima see, et Õismäel sa tulid pärast seda vigastust tagasi, sa tulid rajale. Mis sulle endale jäi seda aastat sümboliseerima? Mis olid need võtmemomendid sinu jaoks sellel aastal? No ma pidin ikka nii hästi tegema, kui sain hakkama ronima ülespoole, et saada üldkarikas ja U14 karikat ka, nii et ma hakkasin kõvasti sõitma ja No sa sõitsid täiega kõvasti, isegi 8 sõrmega ma vaatan ja siin, kas sa mõtlesid ka hooaja alguses, et üldarvestus on reaalselt püütav? Jaa, ma mõtlesin küll. No
no Kenil vanust ei lähe, aga ambitsioonid suured. Ja Ken, mis järgmise aasta plaanid? Hobikat. Ja paned üldarvestuse kinni? Jah. No nii, et Kenilt juba esimesed 2026 aasta shoutoutid olemas. Liigume edasi siin Roometi juurde, kelle perekonna nimes olevate oodega ma olen see aasta nii pange pannud, aga Roomet ei pannud pange raja peal. Ja selline mõnus sudimine U14 arvestuses konkurent oli sul tegelikult ümber küllalt, et eespool Ken ja Keven, tagapool Richard, Miia ja tegelikult veel mitu sõitjat. Et kuidas sul enda seisukohast oli, et mis momendil sa hakkasid hooaja jooksul nagu vaatama üldarvestust, hakkasid mõtlema selle peale, et pagan, siin on vist poodium tulemas? no oligi peale langet, et isa ütles ka, et sa oled 3. et nüüd tuleks nagu palju pingutada, et saada seda poodiumit. No pingutasid ja kas täna läksid juba ka niimoodi peale, et muu ei olegi tähtis, et ükskõik mis see koht on, et peaasi, et need põhikonkurendid jääksid selle taha? no ikka läksin täiega peale, et saada parim tulemus ja võita. No näha, et sa tegid seda ja mis on sinu hooaja tipphetk? Ma arvan, et täna. Täna, ma arvan, et see on väga hea valik. Järgmine aasta plaanid edasi panna? Jah. Oi, ootame huviga. Roomet, väga hea töö. Siin selle venna jätame viimaseks, aga siis, sest ta on üldmõttes esimene. Aga siin võtame Taavi. Taavi, see aasta on olnud kindlasti selline aasta, mis on pannud, mitte et ma sind varem poleks näinud ja kuulnud, aga sind kindlasti minu jaoks kaardile ägeda hooaja oled kokku pannud. Kuidas see sinu enda seisukohast on olnud, et kas rääkisime siin aasta alguses Saame tuttavaks saates, et ka rohkem selline hobi, aga mis on muutunud järjest tõsisemaks asjaks, et kas see aasta on jälle mingi selline sümboolne samm selle hobi nii-öelda tõsisemaks muutmisel tehtud? Jah, kaalu on juurde tulnud. Heavy-klassist tuleb seda kaalu juurde, jah. See on kõige suurem samm edasi, aga ei, selles mõttes trenni mõttes on tehtud, jah. Hooaega on natuke ära kukkunud, aga muidu on suur samm nagu edasi tehtud eelmise aastaga võrreldes, jah. Ja järgmise aasta plaanid? Lätis midagi sõita ilmselt. Veel ei ole täpselt paigas, aga ilmselt sinna suunda. Äkki hakkab RS-Partsi testil see Yaris nii meeldima? Võib juhtuda küll, jah. See nii-öelda soov on midagi muud teha, nii et vaatame. Võib-olla mingi hetk saab teha. Vaatame, Taavi. Super töö. Ja siin võtame siis heavy-klassi 3. koha Geir Matkamäe. Geir, selline, võib-olla ma eksin, võib-olla sa oled tegelikult hästi närviline inimene, aga sa jätsid sellise ülisujuva mulje terve hooaeg, et kuidas see sinu silme läbi see hooaeg oli? Oli selline sujuv kulgemine, olid mingid sellised närvilised hetked? Üles-alla, nagu ikka asi käib, et oli häid hetki, Põltsamaa võit näiteks või Raassila lange poodiumid, oli ka halbu hetki, aga ma arvan, et ikkagi üldkokkuvõttes võib ju rahule jääda, et võib-olla natuke rohkem tahaks lihtsalt head õnne. No head õnne, ühe vennaga me kohe heast õnnest räägime, aga järgmine aasta plaanid edasi panna? Ilmselt küll, täpsemad plaanid alles selguvad, tuleb läbi mõelda, aga ma usun, et ma ikkagi järgmine aasta sõidan edasi ja siis on juba natuke suuremad eesmärgid kui 3. poodiumi aste. No vot, sellised konkreetsed sõnad Geirilt ja siin õnnest rääkides. Silver, Corner 1 sarja professionaalne, kõige lühema kõrre tõmbaja hakkas hooaja lõpuks pikki kõrsi tõmbama ja tõmbas ennast tegelikult ka üldarvestuse hõbemedali peale. Silver, võib aastaga rahule jääda vist? Jään küll rahule, aga sünnist saati pandud paika Silver nimeks. Igavene teine on siuke amet juba vaikselt. Hooaja algus läks väga aeglaselt. Sa oleks mind ära vahetada siis? Ma ei tahtnud nagu vahetada. Aga hooaja algus läks nagu väga aeglaselt, et ei tulnud ja 2 etappi järjest nagu täitsa nagu kart ja siis E-finaalid ja mis iganes asjad seal olid, aga siis peale nagu pausi hakkas vaikselt vedama. Põltsamaalt poodium, Raassilalt võit, siis oli nagu, et äkki saab nagu siin mingi kõrgemale poodiumile. Siis oli seda teist kohta vaja hoida. Geir tuli päris suure kiirusega vastu, Taavi jätsi ühe vahele, siis juba mõtlesin korra võidu peale, langega kadus see ka ära, aga ei, hooajaga jääme väga rahule ja see õnne pöördumine oli päris hea uus tuul hooaja lõpus.
ja nüüd siis lähed uusi tuuli püüdma Jarisega? Jaa, Jaris test oli see auhind, mida ma kõige rohkem tahtsin saada. Eile sai Kaunases käidud turbokapi VEM-i testimas, eelmine aasta sai 325 kappi testida, et V1600 ka nüüd kirja, Formula Historicaga olen ka sõitnud, varsti on kõik patsiklassid tehtud, et siis tuleks nagu võistlema ka minna kuhugi, aga nagu isegi see Floori raha nagu ei viista sealt välja seda. No jah, loomulikult Silverile siis Flooris see aasta võit, Corner 1 Hobikardi sarjas heavy klassis teine koht. Ja järgmine aasta siis, et ma saan aru, et Floori plaane uuesti ei ole, aga siis Hobikardi sarjas on plaane jätkata? Hobikardi sarja plaane ikka on, Cornerit tahan kindlasti kaasa sõita ja vaatame siin, kas ma natukene tuleks alla võtta, et siin Evis kiirem olla, siin teised konkurendid vaatasin, mängisid siin nende kombede ja igast asjadega, et sinna kaalu mahtuda, siis mul oli 10 kilo ikkagi üle sellest piirist. Et siis saaks nagu proovin võidu peale või hakkan siin talvel lumeses sumpama ja jooksma, siis tulen standardit sõitma. No vaat, igasugused plaanid Silverile igal juhul äge hooaeg, aitäh Silver! Ja Kevin, nagu Keir ka, sa oled selline väliselt vaadates selline sujuv vend olnud, et siin hooaja algus ma mäletan Õismäel ka, kus ma hakkasin sinu poole vaatama selle pilguga, et okei, nii, siin me peame üldarvestuses sind ka jälgima. Et millal sul see moment käis, kus olid, et okei, ma ei pea enam ainult U14 värki vaatama, et üldarvestus on ka täiesti nagu game on? Kuskil Õismäel hakkas, et tahaks ikka üldarvestuse ka ja jah. Ja siis kas pärast seda oligi tegelikult selline nagu fookus, et mis iganes juhtub, et U14 on hea ja tähtis, aga üldarvestuses oleks vaja poodiumit? Ikka, sest suuremad karikad ja parem. Parem ja siia nüüd viimasele etapile tulid siin sellise, et oli vaja see ära vormistada. Kui nüüd oli juba selge, et Sander on selja taha jäetud, et kas siis läksid A-finaali lihtsalt panema? Ei, võitlema läks. Võitma, väga hea. Ja ma arvan, et selle suhtumisega on ainult aja küsimus, kui see üldvõit tuleb ka. Ja selles ka muidugi järgnev küsimus, et Kevin, mis järgmine aasta plaanid teha? Hobikat ikka. Hobikat, me ootame huviga, mis siit tuleb ja ma arvan, et see võit ei ole üldse võimatu. Super töö, Kevin! Ja paneme tänasele hooajale punkti, kustutame tuled Corner 1 Hobikardi sarja 2025 aasta hooaja üldvõitja ja kullaga ja kuldselt äge on olnud jälgida Romi teekonda, just poodiumil ütlesime ka, et Romi, ma viin sind korraks 2 aasta tagusesse aega sellesse laagri GP-sse, tulid papsiga kohale. Kas sa oleks osanud arvata, et 2 aasta pärast on kõik need asjad juhtunud? Ei. Jah, ei. Ja kui sa vaatad nendele 2 aastale tagasi, et kas see tänane päev on kuidagi selline nagu märgiline moment ka, et selline sümboolne hetk, et nüüd on kõik need 2 aastat sellist seiklust millenegi suureni viinud või see on pigem see asi, et see on alles nüüd see esimene väike samm nende päris suurte asjade poole? No ma ikka tahaks loota, et on esimene samm, aga No võta enda hooaeg ka kokku, et alustasid väga tugevalt. Pärast seda Õismäe võit oli tegelikult sinu selline suur punane sihtmärk sinu selja peal tegelikult kogu aeg olemas ja pidid seda terve hooaeg hoidma, hoidsid seda kaalu väärikalt ja tugevalt. Aga mis sinu enda tunnetuse järgi olid need hetked hooajas, kus sa tundsid, et sa päästsid mingi võidu kaotuse lõugade vahelt, et sa võtsid mingi tugeva damage limitationi või just äkki on need võidud kõige säravamalt meeles? Ma ei tea, mulle ei meeldi sellised küsimused. Et? Ma ei tea ausalt. No siin selge on see, et nüüd 2025 aasta hooaeg on lõppenud ja kas juba on järgmise aasta mõttes ka mingid plaanid, et jätkata hobikarti, proovida midagi hoopis muud? Vaatab, kuidas võimalused on. No vaatame neid võimalusi ja Romi, sa oled selline mõnus, konkreetne Viljandi kandi poiss, nüüd siis Kohilasse kolinud ja kas, kui nüüd siit liigud kodu poole, kas täna on Kohilas mingi väike tähistamine ka? Ma ei tea. Vaat, ehk siis ei tea ja ma arvan, et see ongi sinu puhul äge asi, et tulid 2 aastat tagasi ka siia laagrisse, sa ei teadnud, mis värk on, kas üldse meeldib, aga näha on, et meeldib. Mees, sa oled meteooriliselt kiire,
sa oled teinud rajal asju, mis on ühed kõige muljetavaldamad asjad, mis ma olen üldse näinud ühtegi sõitjat tegemas. Aitäh selle ägeda hooaja kokkupaneku eest ja soovid sa ise kedagi välja tuua, mingi väikse shoutouti teha? Enda isa. Ehk siis Romi Vapsile Rainile, kes on ka meie kestvussõitudele alati teretulnud kuju ja võtmemängija. Ning suur aitäh kogu selle ägeda hooaja eest ja Romi veel kord palju-palju õnne. Sa oled teenitud meister ja mul on pagana hea meel sulle. Ja sellega ongi meie hooaeg lõppenud ning nüüd ega muud, pakime asjad kokku, paneme punkti, siin mõned kardid veel teevad tiire. Ja ega muud polegi öelda, hobikardiskeene on üks pagan äge asi. See on see koht, kus kõik saavad kokku ja see on see koht, kus tulevad ägedad ja väga tihti, parandan, enamasti täiesti ootamatud mälestused. Ja kui siin mõned lihtsamad inimesed vaatavad juba tünnisauna poole, siis ma pean nüüd tegema väga keerulise vestluse ka, et sõiduautotehnikute pädevusvõistluse Challenge'i võitja, pädev härra Karl L. Nüüd peame teda kutsuma härraks siiski, ma arvan, härra tiitel on igati õigustatud. Ja Karl, et kuna sa oled terve hooaja puhul tõestanud, et sa oled nii pagana tark, siis ja mina ilmselgelt ei ole, nagu mina tõestasin sõiduautotehnikute pädevusvõistluse Challenge'itel, et palun räägime ka lihtsas keeles, ära kasuta liiga keerulisi termineid, ole lihtne, ole nagu selgete lausetega ja ütle niimoodi lihtsas keeles siis mulle, et mis su emotsioonid on sõiduautotehnikute pädevusvõistluse võitmisel? Emotsioon hea, mina tark, sina rumal. Aitäh, Karl! Ja sellega on Corner 1 sarja pädevaim piloot ka rääkinud. Aitäh! Nii, tervist! Hakkame lõpetama seda asja või nii ja naa, põhimõtteliselt lõpp. Et mina olen siis siin mikrofoni taga selleks, et tänada meie kallid koostööpartnereid, sponsoreid. Ma lihtsalt kuskilt alustan. Shell, määrdeained, Essential Well, mineraalvesi, kes meil on Jazz Pesulad, meil kõvad auhinnad panid testipäevade puhul välja, Tamm Racing RX 3000 BMW garaažsillal, crosskart24.ee, sealt leiate kõike vinget ja samuti selle lehega seotud tiim pani välja crosskardi testipäeva. Siis muidugi RS Parts V1600 Toyota Yaris'is, Porsche ringil saavad siis 3 meest testipäeva, 3 parimat. Ja muidugi Talvar Racing, kes on meie teise hooaja juba, teine hooaeg, väga hea koostööpartner on ja samuti kõik klassid saavad Talvari, ehk siis ütleme ilusti, Rotaxi võistluskardi testipäeva. Ja täpselt nii ongi. Samuti on meil veel Eesti Virtuaalse Autospordiliidu koostöö, terve hooaja on käinud oma simulaatoritega meil, väga palju huvilisi on järjest tekkinud selle simu asja vastu nii-öelda ja sõiduautotehnikute pädevusvõistlus ja samuti tegelikult ma arvan, siia võib öelda ka Motor City, nüüdseks Motor City Tallinna karting. Ja siin vist võibki jääda, poisid võivad mulle midagi veel öelda, et kindlasti kõik kardirajad, eriti Aravete Rapla, kes on panustanud võib-olla isegi 2 sammu rohkem kui teised, see ei võta teistelt midagi ära, see on vaba voli, iga kardikeskus paneb nii, kuidas ta ise soovib ja ma arvan, et viimaseks ütlen ka kõik demosõitjad, kes meil on käinud, ma ei hakka nimetama kõiki, aga teavad ise, YouTube'ist näete neid videosi ja nii on, väga pikaks läks see asi. No mina üldse kunagist nii pikka juttu ei räägi ja seekord ka ei räägi, et mina omalt poolt tänan kõiki, kes osalemas käisid meil siin läbi hooaja, neid sõitjaid oli erinevaid, circa 170 me julgen pakkuda. Tänan kõiki, kes pealt vaatasid, kõiki lapsevanemaid, kes üldse pakuvad oma lastele seda võimalust, et käia nendega siin oma mõnusast nädalavahetuse ajast, et meil päevad on siin pikad, kunagi ei tea, millal täpselt koju saab, et suur aitäh teile ja pange sama mohedalt edasi, me proovime ka.
ma korraks pean nagu ühed kõige suuremad sponsorid, kes meil olid Limitless Machining, kes tegi väga uhked karikad meile, terve hooaja karikad. Ma tean, et karikad ei ole mootorispordis odav lõbu, aga see ettevõte tuli meile vastu, tegi kõik etapid ära. Samuti 3D mudel, 3D print, 3D mudel.ee, samamoodi kõik karikad algusest lõpuni ja isegi 2 klassi arvestuse omad, et me teame, et tänasel päeval on asjad üpris kallid, aga Limitless ja 3D mudel tõesti ilma nendeta poleks poodium kindlasti olnud nii uhke, kui see sel hooajal oli, et sellega hittisime kindlasti tippu. Aitäh kõigile, et olete, ja kui me hakkame siin enda hooaja sümboolseid pille kokku panema, siis teie vaadake tagasi sellele põnevale hooaja finaalele ja kindlasti tuleb meil ka põnev 2026 hooaeg, aga praegu vaatame välja, kuidas need meistrid välja selgitasid ja kuidas ring täis sai. Aitäh teile! 2025 Corner 1 Hobikoordi sarja hooaja finaale algab.